Soovitusi Roosa Pantri B-osa mängimiseks. Nii, üks probleem oli sul selles, et pöial oli liiga kaugel mustast klahvist, sest sa pead need kõrvuti kohe mängima. Et vaata, kui pikk maa on. Et pane pöial kõigepealt siia lähemale ja mängi neid 2 akordi täiesti ilma rütmita. Lihtsalt harjuta neid sõrmedesse. Kas või 1, 2, 1, 2. Ja siis võid mängida natukene tihedamalt. Ja siis lõppude lõpuks, kui sa oled mänginud neid niimoodi, kui mõlemad akordid on hästi sõrmede all, siis saad neid juba mängida ka sellisel kujul. Edasi täpselt samamoodi. Et käsi lihtsalt harjuks nende mängimisega. Et hästi mugav oleks. See koht. Et sa mängisid pidevalt ilma auguta. Jällegi ilma rütmita võib harjutada. See sul tuli nagu enam vähem välja, et see keerutus võiks olla hästi kerge siin. Ja siis see oli väga raske koht. Kah jällegi hästi rahulikud ilma rütmita. Ja edasi. Ja nüüd oli see koht. Kõik sõrmed on juba valmis mängima. Teine viiedeks. Põhimõtteliselt mängid nagu B-tuuris neid noote. Jällegi ilma rütmita, et kõik oleks võimalikult mugavad sõrme all.